2024 esimene prep video. Täna on 31. mai, prep algas 6. mai. Ja 6. mail ma lugesin kokku, mitu nädalat on võistlusteni. See on kokku 22. Kui ma täna hakkasin uuesti lugema, siis ma sain kokku 14. Midagi läks natukene valesti. Õnneks pole kiiret. Kiiret ei ole kuhugi. Vorm nii halb ei ole, et ma ei jõuaks kuhugi. Ma jõuan väga hästi. Aga sellegi poolest, ma ei tea, kuidas ma nii valesti lugesin. Viimati sai võistelda siis 2022, kus ma käisin Itaalias, siis ma võistlesin Tšehhis ja siis Luksemburgis. Ja oligi plaan võtta selline pikem paus, kasvada, suuremaks saada, natukene rahulikumalt seda sporti võib-olla teha. Ja kuna mul tegelikult läheb 6 inimest sügisel veel võistlema, siis nemad motiveerisid mind võistlema üldse või sellele mõtlema. Sest sellel aastal mul tegelikult plaanis ei olnud väga tahtmist ka teha, aga kui su ümber on sellised inimesed, kellel on samad eesmärgid ja samasugune mõtteviis, siis tahes-tahtmata tuleb endal ka see isu tuleb tagasi, tuleb peale. Ja siin me oleme. Seekord ma olen tegelikult natukese teistsuguse approach'i võtnud sellele prepile. Mis tähendab seda, et ma olen natukene rohkem balanced. Kui eelmised prepid, ma olin 3, 4, 5 kuud, vahet ei ole, kui pikk see periood oli, aga mitte ühtegi cheat'i, kõik nii on point, siis tegelikult, see prep siis erinebki ainult selle poolest, et ma võtan toiduga natukene leebemalt. Et kui mul tuleb mingi isu ja kui ma saan endale seda lubada, siis ma luban endale seda. Sellepärast, mis mind praegu rohkem võib-olla on mõtlema pannud või nende aastatega ma olen nii palju sellisele järeldusele jõudnud, et kui väga sellist hardcore'i asja teha, siis lõpuks sa võid läbi põleda ja sa ei tule enam toime endaga. Ja kui ma 2021 võistlesin ja preppisin terve suve, siis ma mäletan, ma ütlesin, et ma ei preppi mitte kunagi suvel, sest see oli ka, raske. Aga here we go again. Ja võib-olla tegelikult ongi targem, sellepärast, et eelmine suvi oli ikka täielik kaos. Ma ei tea, mis siis toimus. See suvi tuleb palju korralikum. Plaan on paigas, eesmärgid on paigas ja ma arvan, seda viisi ei saa lihtsalt asjad ei saa käest ära minna. 14 nädalaga on nüüd vaja alla saada veel 15 kilo. Mu eesmärk on võistelda Classic Physique'is. Kui ma ei ole aru saanud, kas minu kaalulimiit on 81 kilogrammi või 83 kilogrammi, siis sellest see oleneb. 2022 viimati võistlesin, kõige madalam kaal oli 81. Ja kui ma saan 83 võistelda ja kui ma oleks selle peaaegu 2 aastaga 2 kilo lihast endale kasvatanud, siis ma oleksin väga õnnelik. Naljakas, kuidas mõni päev on sul kõht nii täis, isegi sa ei jaksa oma sööke ära süüa, või siis mõni päev on sul kõht täiesti täpselt nagu praegu. Iga kord, kui ma olen miili ära söönud, kõht on täiesti tühjaks jäänud. Aga kui su eesmärk või see miks sa seda teed, on piisavalt suur, siis vahet ei ole. Kui sul kõht tühi või sul on kõht täis, sa teed oma asjad ära, vahet ei ole, kas see uuesti sajab vihma, paistab päike, sa teed omad asjad ära. Ja sa peadki endale kogu aeg meelde tuletama, miks sa seda teed, miks see on sinu jaoks oluline. Ja kui see ei ole praegu sinu jaoks piisavalt oluline, siis ega sa väga ei tee ka seda asja täie südamega. Ja tulebki selline poolkõvaga, mitte midagi. Nüüd, kui ma pärast avastasin, siis mul mikker ei töötanud ja sellepärast polnud ka heli, aga ma räägin siia peale, mis ma siis tegin. Jalapäev, tagareie fookusega 3 põhiharjutust, RDL, hamstring curl ja Bulgarian split squat. RDL-i ma tegin 2 seeriat, ühe top seeria 160-ga 8 kordust ja top back-off set oli 130-ga 10 kordust.
täiesti alla välja, põrandani, kontrollitult selg võimalikult sirge, puusa lükkan nii taha kui võimalik, et just tagareit ja tuharat sellega targetida. Teine harjutus oli hamstring curl, kus ma tegin ainult ühe seeria ja see oli cluster set. See oli siis niimoodi, et 70 kiloga vist ma tegin 5 kordust, siis ma tegin väikse pausi. See paus on selline umbes 5 korda hingan sügavalt sisse-välja, siis ma proovisin uuesti teha, sain 4 kordust, jälle väike paus ja siis tegin 3. korra veel, kus ma sain siis 5 kordust. Ja see cluster set töötab hästi, sellepärast selles ühes seerias on hästi palju raskeid korduseid. Sa teedki ainult ühe seeria, aga selle ühe seeriaga, kui nüüd võrdleme tavalist seeriat, siis on need viimased 2-3 on nagu rasked, siis selles ühes seerias kõik olid rasked. Ja Bulgarian split squat, 2 seeriat kokku, seal alustasin 32 kiloga, tegin ühe jala kaupa, siis ühe jalaga nii palju kui jaksasin, siis ma tegin veel 10 kordust keharaskusega peale ja siis hoidsin isostretchi quadile niimoodi, et jalg läheb selle padja peale sinna ja siis lükkad puusa taha, toetad sinna ennast selle jala peale ja hoidsin nii kaua põhimõtteliselt, kui jaksasin. Säärtega ma tegin 5 seeriat kokku ja igat seeriat ma alustasin isostretchiga, siis hoidsingi seal põhjas all venituses 10 sekundit raskuse all ja siis tegin nii mitu kordust, kui tuli. Ja sealt vahe tuligi, kas tuli mõni seeria tuli ainult 5, siis tuli 10, siis ma võtsin vähemaks, tegin 12 ja 15. Jeepari, ikka nii meeldib jalgu teha, eriti veel siis, kui pulli valuta. Täna mitte ükski kohti valutanud. Kokku tuli siis 2 Hardi Elli, 1 hamstring curl, 2 Bulgariani, 5 seeriad. Ma neid viimaseid hamstring curl'e väga seeriateks ei lugenud, sellepärast et need sellised, ma ei tea, mida ma üldse mõtlesin seal teha, jalad olid jumala toast juba. 5 seeriat, kalse. Decent work, venitama ma ei jäänud, sellepärast et ma venitan homme. Üks asi, mis ma veel ütlen, kui sa oled keegi, kellel sääred ei kasva või sa tahad oma sääri suuremaks saada, siis treeni neid jalapäeva algul, mitte lõpus. Sa ei jäta midagi, mida sa tahad suuremaks saada jalapäeva lõppu. Jalapäeva lõpus on sellised asjad, mida sind ei huvita, mis sind ei koti. Kui sa jaksad jalapäeva lõpus veel mingit intensiivsust toota, siis järelikult see pool jalapäeva, ma ei tea, mida sa saalis tegid, aga trennis või sa ei pingutanud ühesõnaga. Ja teine asi on venitus. Kõik harjutused on kõige efektiivsemad venitusfaasis. Siis kui sa pead täiesti alla laskma niimoodi, et sa tunned, kus hüppeliiges tahad rebeneda. Ja sellist venitust on vaja. Ja sa ei saa seda, eriti või siis, kui sa teed lihtsalt varba peale, sul peab päka peal see raskus olema. Ja sa peadki täiesti alla laskma, sa pead selle pausi tegema ja siis ülesse. Siis hakkavad säärad kasvama. Keegi kaotas ühe sokki ära. Must sokk. Mul on üks sokk puudu tegelikult. Nali. Post-workout meal on 400 grammi kana, natukene barbecue soossi ja elu on ilus, ärge pange seda KS taldrikut ääle. Enne oli üks prote ja üks banan ka. Ja keegi küsib, kus on juurviljad ja roheline. Ma hakkan rohelist juurvilju sööma alles siis, kui mul läheb kõht väga-väga tühjaks.